tere. Olen Maila müstilisest maailmast. Nii, täna siis olen 12. korda seda öelnud. Nii, nüüd oleme siis oma järjega detsembrikuus sündinutele jõudnud. Detsembrikuus sündinuteni jõudnud. Et vaatame, mida see augustikuu siis toob detsembrikuus sündinutele. Teen lühikesed videod sellepärast, et siis lähevad nad kiiresti laadima. Kui ma hakkan neid üles laadima, siis see toimub ilusti kiiresti ja siis te ei pea ka nii kaua kuulama, et algus meelest ära jõuab minna. Vaatame siis. Et aitäh, et te olete mul siin olemas. Aitäh, et te olete mind kuulanud, mind usaldanud. Ja siin ma siis olen teile seda prognoosi tegemas. Nii. Detsembrikuus sündinutele vaatame. Niimoodi. Näed, kellegile tuleb siin pulmapidu või pulmamine vist. Siis see on huvitav kuu teil. See on alumine kaart näitab niimoodi, et teil on hästi palju valikuid, aga teie, kui mingisugust valikut otsimised on, siis teie ise ei pea aktiivselt otsima, vaid te peate lihtsalt elama oma elu ja olema lihtsalt sellised, nagu te olete. Kõik võimalused jõuavad ise teieni õigel ajal. Kõik võimalused ja kõik inimesed. Nii, mis siis teile näitab siin? Mingisugune mure laheneb teie jaoks ära, mis on olnud seotud siis mingi pettumusega, mingi valega või mingisuguse sellise vale ja valskusega. Aga ma kohe vaatan, mis sinna tuleb juurde. Jah, pigem on niimoodi, et ütleks niimoodi, et teie eest on varjatud mingisugust tõde. Ja siis tuleb see lõpuks avalikuks ja te lihtsalt te justkui pettute kellegis, et inimene, keda siis olete usaldanud ja siis ta ei ole teile rääkinud mingitest asjadest, mida te oleksite pidanud siis vajalikuks, et ta võiks rääkida. Aga mina ütlen selle koha pealt, et ärge võtke ühtegi asja liiga isiklikult, liiga südamesse. Katsuge, kui on mingi olukord niimoodi, tulevad asjad välja, siis mõtlelge pigem niimoodi, et kui hea, et see välja tuli. Sellepärast, et nüüd ma olen siis teadlikum, nüüd ma tean, te teete ju ikka omad järeldused ära ja mõtlete, et vähemalt head niigi läks. Isiklikult ei tasu võtta ja liiga isiklikult mitte kunagi. Muidugi on asju, mis lähevad liiga isiklikult korda, aga siis tuleb ruttu sellest olukorrast välja tulla, mitte väga kauaks jääda sinna just nimelt nagu pettumusse, nii et oi, küll ma olen ikka pettunud temas, et näe, kuidas ta ikka mulle niimoodi tegi. Et ei, mõtled, et tegi niimoodi, siis mõtled, näe, ongi hea, tuligi tõeline pale välja ja temaga enam ei suhtlene, näiteks kas või niimoodi. Siis näitab teil siin pulmaminekut või iseenda pulmade planeerimist võib ka olla. Ja siis naisterahvastele näitab, kui nüüd see uue kavaleri tulek on, siis küllalt ruttu võib tulla see abieluettepanek. Et siis vaadake, võtke lihtsalt enda jaoks natuke aega. Üldiselt on nii, et kui on mingi õige asi, eks ta peab niikuinii toimuma, kas ta toimub rutem või varem või hiljem, et see on iseasi. Aga siin justkui näitab, et jah, selline hästi mõnus, hästi rõõmus, sest see päiksekaart on ju edu kõikides ettevõtmistes, töös, armastus, milles iganes. Aga kuna see on siin suhtekaardi juures ja siin selle tähistamise juures, võib-olla on ka näiteks pulma-aastapäev, mida te tähistate. Et igal juhul jah, on selline tähistamine. Siis näitab mingit muudatust, just nagu kardinaalne muudatus või transformatsioon, uuesti sünd. Et see näitab, et see läheb, huvitav on niimoodi, et head kaardid on ees ja head kaardid on järel. Nii et just kui mingi muudatus on,
ütleks, et paremuse poole, aga kuna ennem ka on siin juba selline hea, siis vaatame järgi, milles on. Et see toob väikese sellise arusaamatuse kaasa, aga vaatame, mis siin tuleb juurde. Pigem on see, okidoki, muudatus seisneb selles, toob natuke pinget küll kaasa, muudatus seisneb selles, et siin on, pigem ütleks, et on võimalik, et perega kolimine välismaale. Polegi tükk aega tulnud seda sisse. Nende teiste puhul ei ole, nüüd detsembrikuu laste puhul tuleb siia sisse, et mingi unistus välismaale elama minemisest, mis on võtnud aega ja on mingeid takistusi tulnud, siis nüüd see võimalus tuleb ja paistab, et te kasutate ka seda võimalust. Vot. Ja heade sõprade toetus on siin täitsa olemas. Sellised väiksemad vedamised, just nagu sellised väiksed lotovõidud, väiksed õnned, et te tunnete, et jess, on ju mul vedas, et ma sain. Mul on head sõbrad, mul vedas, et ma sain selle hea pakkumise, mul vedas, et ma sain selle unistuse täidetud, et ma sinna välismaale lähen. Ja vot selline tunne on. Oi, see hüppas teisipidi juba. Nii, vaatame, mis need siis näitavad teile. Intuitsiooni tõusmist, teil ka mingisugune asi võib siin, jah, nii nagu eelnevalt ütlesin, et mingi asi võib tulla avalikuks välja, millest te sutsukene justkui pettute kellegis. Aga see lõppkokkuvõttes hoopiski osutub kasulikuks. Nii et teie muudatused siin on teil näitab, et küllap ruttu saate üle sellest, mis siis esile kerkib, see mingi ebameeldiv saladus või olukord või pettumus, et sellest saate küllalt ruttu üle, siis isegi kui see on mingisugune vale või asi teie kohta, siis te tulete sellest nii ilusasti puhtalt välja niimoodi, et teie tulete võitjana olukorrast välja ühesõnaga. Nii, siin on siis ka oma unistuste järgimine, tähistamine, siis on pigem ikka nende unistuste suunas liikumine ja järgimine, ideede elluviimine, need, mis te olete ideid oma peas siis mõelnud, siis nüüd hakkate neid ellu viima, need on väga edukad, siis teil näitab ka rohkem looduses olemist, tahate ära linnakärast, tahate rohkem olla maal kuskil ja teie ideed, mis teil siis on, need on sellised ideed, mis hakkavad vilja kandma. Kui te nüüd olete äriliselt mingisuguse asja mõtelnud, et jess, päevadab mingi mõte, ammu olete mõelnud, et see oleks hea plaan, siis nüüd, kui te viite selle ellu, siis teil hakkavad järjest tulema, teil just nagu see jumalik juhatus, järjest hakkavad tulema inimesed olukorrad, nii et kõik asjad hakkavad niimoodi jooksma, et te pärast täitsa imestate, et kuidas need asjad said nii kergesti minna, et kuna varem pole järelikult läinud, siis nüüd kuidagi lähevad hästi sujuvalt, hästi jooksvalt. Tunded on ilusasti kontrolli all, mingisugused mured siin ilusasti lahenevad ja ikkagi põhimõtteliselt on ikka see, et te loote midagi ja hakkate oma unistusi täitma ja te hakkate ka olema kuidagi selliseks kas teejuhiks või valgustajaks teistele ka oma nende kordaminekutega. Nii, vaatame siis, mis need reikikaardid teile siis ütlevad. Aga jah, kui miskit on, tekib mingit küsimust, siis saate mulle kirjutada isikliku Messengeri peale, siis leiame teile selle ajakese. Saame väga edukalt, tänapäeval on ju läbi videokõne saab väga hästi suheldud, et ükskõik kus maailma otsas keegi ka ei asuks. Siin oleme neid aegasid klapitanud küll, et kellel on õhtu, kellel on hommik ja siis sätime nii, et mõlemad pooled jääksid rahule. Opa, vaatame, mis siis teile tuleb. Valguse kolmikleek, idee realiseerumine.
seiklus on tulekul, idee realiseerumine, vaat sellest ma just ennem rääkisin ka, et hakata oma ideid ellu viima. et hästi lahe, kuna siin 2 tükki või siin hüppasid mingid asjad veel maha, ma piilun need teie jaoks ära, aga jah, et midagi ägedat, midagi on sellist, ikka ütleks pigem seda, et te olete kuidagi oma nende ideede realiseerumisega, olete ka teistele eeskujuks. nii. usaldus, selgus, kergus, unistuste täitumine, hästi lahe. nii, vaatan need ka siis ära. peegeldus, kogemused, elutarkus. nii, hakata oma ellu tõmbama siis inimesi, kes siis on teiega sarnased ja ka niimoodi ongi niimoodi, et nende positiivsus kirgab teile, teie positiivsus kirgab neile, see sütitab järjest teisi. siis oled hoitud ja kaitstud, usalda universumit ja kui on mingi hirm tekib, siis on hirmu vastand on meil ju siin rõõm ja armastus ja kõik selline positiivne, siis näitab, et oled hoitud ja kaitstud, mine rahulikult läbi, kui tekib mingi kahtlus, ära kahtle, sest sa oled kõrgemalt poolt juhendatud. sügav armastus näitab siin uusi võimalusi, näitab teile hoitust, hoolivust. siis siin on üks kaart on sõnum paradiisist, ole see, kes sa oled ja sul on maailmale palju anda, te peategi siis andma endast välja, nii et kuna siin need ideed olid ennem, siis järelikult te oma nende ideede elluviimisega hakkate maailmale siis paljudele järelikult olema eeskujuks, inspireerima ja siin tuleb ka püha liidu kaart. siin on küll selline armastajad peal, eks ju, aga samas kui siin nende kaartide kõrvalt nüüd võtta seda üldist kooslust, siis ma isegi ütleks seda, et teil on siin, et teie ettevõtmistes teil tulevad sellised koostööpartnerid ja inimesed, kes on just need teie inimesed ja teiega ühtse tunnetuse, ühise mõtlemisega ja te koos loote midagi sellist hästi-hästi sellist suurt. mina ütleks pigem, et sellist suurt, mis valgustab maailma. nüüd läks nii kurama see poeetiliseks kätte ära, aga igal juhul väga huvitav. jah, ja kuna teile need kukkus nii palju, siis selles mõttes te olete siin küll kõige viimased oma selle lugemisega, aga te saite siin boonuseks ka posu selliseid väga häid kaarte ja väga häid soovitusi. nii, aga teile ka siis ilusat suve jätku ja olge mõnusad ja kirjutage mulle ja siis vaatame edasi. kirjutage oma ideedest või ühesõnaga, mis mõtted teil tulevad, kirjutage, millest te tahate, et ma räägiks. ma olen nüüd ära Viljandist koju kolinud ja nüüd ma olen oma graafikud pannud niimoodi paika, et ma saaksin neid videosid rohkem teha teile, et siiamaani pole see üldse õnnestunud, kogu aeg olen võtnud hoogu, aga kogu aeg on läinud niimoodi aeg ära inimeste ja toimetamiste peale, aga selleks ma ju olengi. nii et ärge siis pahandage sellepärast, et kui ma ei saa teile neid videosid nii palju teha, nagu te tahaksite, selle võrra ma jälle aitan teid ühekaupa nii palju, kui ma saan ja oskan ja nii palju, kui teil vaja on. nii et väga äge, olen teile väga tänulik ja siis vaatame järgmiste kohtumisteni. nii et olen olemas ja aitäh teile. olge ka üksteisel olemas kõik. vot. nii.